22, Nikita Salamatov, 30, Vladislav Tšurilkin, 77, Anatoli Vinitšuk, vahepeal on pall mängu pandud. Pall näge tahaposti, aga ja oligi otse väravasse, siin minu nurgalt jäigi nägemata. Number 20, huvitaval kombel jah, mul sellist numbrit siin enda protokollis ei olegi. Pean ütlema, et ei tunne kõiki mängijaid nägupidi ära, aga jah, number 20. Nii, ja kui enne jäi minul väravlööja ütlemata ja oli võimalus. 1. Ja hetkel jah, FC Tallinn vähemalt hetkel sellises ei saa lasta seda vahet eelmistega väga suureks. Peale löök ja üles nurka uuesti. See oli küll kõva pomm nüüd. Number 8, Vladimir Malinin. Et jah, siin võite näha, et noh, üles nurka on alati ristnurka hea lüüa, aga 2 väravat on tulnud juba jah, üles nurka, kus on väraval esimesse posti madalalt. Ja peale löök. Ja läheb mööda. Nii. Ja näidatakse penaltit. Tõmmati seal hetkel maha number 19, Akaki Kvineria. Et väga osavalt keerutus mööda. Vaatame, kas meil tuleb kordus ja väravliider. Ja püüab selle. Ei. Ja just täpselt. Jäi see täpselt mängi selja taha mul. 2-0 püsib, sai haiget ka väravaht. Väravaht siis sai füüsiliselt haiget, Kvineria natuke teistmoodi, et tugev löök alla, aga ja väravat ilus sööt, aga teised mängijad ründajad olid seal üsna passiivsed Tammekal. Kiidron lööb ja kas käis üle joone? Ei, postist tundub või näidatakse, et on värav. Ja. Värav loeti ära. Karl Kiidron. Vaatame, kas saame siin korduse või mõne teise nurga ka, et ikkagi esimesel poolel siis see surve andis vilja Tammeka poole pealt. Nii. Ja vasakuga ja käis postis ja siis tundub üle joone, et Tammeka ei ole üldse alla andnud. Arhipov keerutas, vaatame ära nüüd, see läheb väravai-saagiks. Ja keerutab kastis, oli see meil. Nüüd läks sinna suhteliselt keskele, aga ja peale löök mööda. Tõstetakse kasti talle. Ja peale lõikamist näitatakse penaltit siin. Teenib nüüd teise penalti välja Kvineria. Ja uuesti teisele poole saab korduskatse ja vähemalt praegu vilet ei ole. Et siin kiirel vasturünnakul FC Tallinn. Kas need mõlemad oleks läinud, ei tea muidugi, aga noh, punkti kaotus ikka. Peale löök läheb ja värav. Nüüd see tuli küll täiesti mõnes mõttes peaaegu tühja koha pealt. Praegu väravlööjat ei taha välja öelda, sest mulle tundus, et ma nägin, aga vaatame kordust. Ja Kirill Nesterov, 44.
pall otse kasti. Ja vilistatakse lõppenuks mäng. FC Tallinn on võitnud mängu 3-1. Ja minuga on siin Tartu Jotka Tammek U21 treener Karl-Gustav Kärner. Tulemuste mõttes selline raske hooaja algus, millest see võib olla tingitud, et vaatame siin eelmiseid mänge, et tegelikult suurt sellist ülejooksmist vastaste poolt pole olnud, et kes tõesti siis vajab veel aega see liigaga harjumine. Ma arvan, et me oleme tegelikult igas mängus oleme nagu sees olnud, üksikud pisidetailid, üleminekud rünnakust kaitsesse, kaitsest rünnakusse, aga need on jalgpallis määravad, et kui me saame need pisidetailid veel korda, siis kindlasti hakkab punkte ka tulema, et suures pildis on tegelikult okei, et mul ei ole nagu poistele ühtegi halba sõna öelda, me oleme igas mängus toimetanud, et sellega ma saan nagu rahul olla. Jah, aga tegelikult ega ma siis täna rohkem kinni hoidagi, et siin ilm, nagu näete, keeras halvaks, pikk tagasitee veel ees ootamas, et suur tänu ja edu järgmistes mängides.